Nõnda, tere taas ja jätkame siis 11. novembri 2020 loenguseeriaga ja võtame ette teise peatüki, mis on tulemuste avaldamine. Ja ma siis taas jagan PDF-i. Ja enne kõike ma juba siin mudelkeemiate teema lõpus natukene rääkisin sellest, et üldsegi tulemuste avaldamine peab olema selliselt, et tulemus oleks reprodutseeritav, et teine autor saaks soovi korral seda arvutust korrata ja selle pealt edasi ehitada. Samas, kui me kirjutame keemiaartiklit, siis selle artikli sisu osas, seal, kus te kirjeldate oma tulemusi, on vägagi mõistlik kirjeldada neid nii-öelda keemiku keeles. Ehk siis rääkida, millised olid teie mingid energiavahed, võib-olla reaktsioonienergiad, reaktsiooniteed ja nii edasi. Et see on reeglina see sisu, on see, mille pärast te arvutust teete. Ja see on juba tegelikult interpretatsioon nendest tulemustest, mis te saate oma kvantkeemia programmi väljundist. Ja nagu te ilmselt juba praktikumidest teate ja mäletate, siis reeglina sealt saate te neid niinimetatud absoluutseid energiat. Nad ei ole ka loomulikult absoluutsed, sihukest asja pole ka olemas nagu absoluutne energia, vaid on siis mingi kokkuleppeline nullpunkt, mis siis kvantkeemiaks on isoleeritud tuumad ja elektronid. Keemia mõistes see tähendaks siis teie aine lammutamist mitte lihtsalt aatomiteks, vaid veel aatomid ka siis tuumadeks, elektroniteks laiali, elektronid veel igaüks lõpmata kaugele ülejäänutest ja samuti tuumadest. See on väga suur energia. Keemias ei pane kunagi oma molekule kokku tuumadest ja elektronidest, vaid me ainult tõstame ümber tõenäoliselt mõne elektroni, mõne keemilise sideme. Selles mõttes keemias meie lähteained ja produktid on enamasti väga sarnased oma koostise poolest. Kui standardiks on see, et nad on täiesti elementaarosakesteks lõhutud. Okei, tuumad on koos. Et need on siis väga suured arvud Hartride ühikutes, siis molekulaarses kvantkeemias Rydbergi ühikutes tahkekeha korral. Ja nendega otseselt ei ole enamasti midagi peale hakata, vaid nad on alati huvi pakkuvad võrdluses siis mingisuguse teise energia väärtusega, mingisuguse teise molekuli, mingi teise süsteemiga. Ja enamasti me siis avaldamegi nii-öelda energiavahesid või mingeid veel võib-olla keerukamaid tuletatud suurusi. Me muidugi üldse avaldada, me võime avaldada võib-olla hoopiski sidemeid, nurki, geomeetriaid, spektreid, mida me iganes arvutame. Aga siis selleks, et kontrollida, kui teine inimene tahab reprodutseerida seda arvutust, siis on see niinimetatud absoluutne energia ikkagi oluline. Ja selline hea komme on siis need panna artikli lisasse. Enamik ajakirju võimaldavad niisugust elektroonilist lisa, muidugi ajakirjad ise on ka tänapäeval sageli elektroonilised, aga siis vähemalt formaalselt nagu prinditakse. Ma ei teagi, kui paljud tänapäeval enam paberile prindivad ja raamatukogudesse saadavad. Aga siis need lisad on siis supplementary material, mis on tavaliselt sellisel kujul, nagu autorid nad saatsid. On ta siis Wordi fail või PDF või midagi isegi kolmandat. Ja need siis anda võimalikult täpselt, ma tean, Gaussiani programmist tulevad meil need energiad mingi 10 kohta peale koma, et võib-olla selline täpsus ei ole iga kord vajalik, aga vähemalt 6-8 kohta võiks olla. Et siis, kui te just ei diskuteeri kvantkeemia meetodit või mingit sellist asja, siis need absoluutsed energiat
tavaliselt põhiteksti ei kuulu. Need ei paku otseselt huvi lugejale, et nende koht on seal sabas või lisas. Ja enamike teie ainetööde puhul kehtib täpselt sama põhimõte, et üldiselt ei taha näha neid energiaid seal põhitekstis. Nüüd pooltempiirilistest meetoditest me hakkame alles järgmisel tunnil rääkima, aga veidikene etteruttavalt need parametriseeritakse eksperimendi andmete pealt ja nendest mõned meetodid tõesti annavad otseselt välja tekkeenthalpia, kus on juba lihtainete kvantkeemilised energiat maha lahutatud ja selline võib tõepoolest olla siis koheselt kasutatav tulemus, et meil vist ühes ainetöös kusagil oli ka see teema sees. Et ülejäänud juhtudel meil on ikkagi alati need tuumade ja elektronide standardi peale siis normeeritud tulemused. Nüüd me siin järgnevatel slaididel teeme läbi ühe kujuteldava näite, kus siis on arvutatud üks reaktsiooni idee. Meil on mingid lähteained, moodustub mingi reaktsioonieelne kompleks, siis ta läbib aktiveeritud oleku ja tekib produkt. Et püüame siis vaadata, kuidasmoodi selline võiks olla siis esitatud ka ühes teadusartiklis. Nüüd veel üks hea tava on, et kui meil programm väljastab siis Hartree'i ühikutes need energiad, et neid vahetult ei konverteerita kilotšaulidesse. Ma ei taha teie ainetöödes ka näha, mitu miljonit kilotšauli meil tekib selle molekuli moodustumisel, et me kõigepealt arvutatakse välja energiavahed või suhtelised energiad, siis arvutame need on reeglina 0, midagi, 0,0 midagi aatomiühikut ja see siis konverteeritakse keemia tavaühikutesse. Jah, matemaatiliselt on täpselt ekvivalentne, kas te enne arvutate kilotšaulidesse ümber ja siis lahutate või enne lahutate aatomiühikud ja arvutate ümber kilotšaulidesse, aga millegipärast tehakse seda alati ühtemoodi. Et õpime sellist head tava, isegi kui sellel võib-olla ei ole nagu matemaatilist põhjendust. Ja väljendame siis energiavahed reeglina kas kilotšaulides või kilokalorites mooli kohta ja mina olen üldiselt siis selles aines kilotšaule kasutanud ja püüan ka oma teadusartiklites seda teha, kuigi peab ütlema, et eriti Ameerikas, aga ka suurem määral Euroopas kilokalor on endiselt hämmastavalt levinud energiaühik. Ja loomulikult ka siis on õige koht see tulemus mõistlikult ümardada, et kui me juba need energiavahed oleme džaulidesse või kilokaloritesse arvutanud, siis täisarv kilotšaul ja võib-olla üks koht peale koma, mitte rohkem. Et ma ei taha näha kusagil arvutust, et energiabarjääri kõrgus oli 13,814654 kilotšauli. Et eksperimendid ei ole nii täpsed ja meie meetodid ei ole ka nii täpsed. Et just siin eelmises peatükis oli juttu, kui ebatäpsed tegelikult meetodid on. Et tihti mitukümmend kilotšauli või kilokalorid sinna tänna. Et siis ei ole seda mõtet 6 kohta peale koma avaldada. Täpselt samuti nagu me ei avalda, ma ei tea, Tartu-Tallinna vahekaugust mikromeetri täpsusega. Eks kohe küsime, et kust kuhuni me mõõdame ja kuidas me mõõdame ja nii edasi, eks ju, et täpselt samamoodi siin ka siis mõistlikud täpsused. Võtame ühe konkreetse näite, kuigi teilt seda tüüpi asjade selles ainetöödes ei ole, aga see on võib-olla selline mujal väga tavaline ka teadusartiklites näide. Oletame, et meil olid siis 2 ainet A ja B ja meid huvitas, kuidasmoodi nad ühinevad ühiseks molekuliks AB ja see on barjääriga reaktsioon. Siis tavaliselt, mida me teeme, me arvutame eraldi A ja B. Ja oletame, et saadi siis aatomiühikutes sellised arvud. Nüüd edasi me arvutasime supermolekuli, ehk me panime need A ja B ühte faili kokku
ja lasime siis geomeetrial optimeeruda ja tõenäoliselt, kui see just ei ole barjäärivaba reaktsioon, mida ta enamasti ei ole, siis jäävad need molekulid kuhugi teineteise lähedale niimoodi hõljuma mingile kaugusele. Me nimetame seda reaktsiooni eelseks kompleksiks või Van der Waalsi kompleksiks. Muideks, me peaks olema dispersiooni jõududega mõistlikult toimetav meetod, kas siis dispersioon korrigeeritud funktsionaal, mis on tänapäeva suhteliselt tavaline, või MP2 näiteks, või ka klaster, kui meil on piisavalt väiksed molekulid. Oletame, et saime sellise energia Gaussiani programmist. Nüüd edasi me mingi meetodiga leidsime siirdeoleku ehk aktiveeritud oleku, saime sellise energia ja lõpuks siis on meil tekkinud ühend AB, kus siis on kovalentne side nende kahe poole vahele tekkinud ja saime sellise energia. Paneme tähele, et need kolm viimast on arvuliselt üsna lähedased, et siin need erinevused on kusagil teises kolmandas kohas peale koma, et tuleb ka oma silma treenida, märkama, kus kohas see erinevus tuleb. Näiteks siin on meil 4,3,1, siin on 4,2,1. Et see vahe on kusagil 0,01 circa aatomiühikut. Nüüd, kui me tahame neid tulemusi hakata avaldama, siis veel kord, need arvud lähevad me kusagile artikli lisasse. Neid siis me ei pane oma põhiteksti. Mida me võime teha? Me võime liita kokku oma kaks lähteainet, et vaadata, mis on nende summaarne energia enne, kui nad Van der Waalsi kompleksi moodustavad. See on siis see arv. Ja näete, siin on meil 4,3,1,2 komajärgsed kohad, Van der Waalsi kompleks on 4,3,1,9, nii et alles 4. koht peale koma, ehk siis kusagil millihartviist allapoole on meil siis Van der Waalsi jõud. Nüüd selleks, et edasi minna, me peame kokku leppima mingisuguse nullpunkti. Ja see nullpunkt on alati siis meetodi ja ülesande ja selle kõige spetsiifiline. Ja on siis üks variant, mida mina ka nii mõnigi kord kasutan, on siis võtta kõige madalam nendest meetoditest. Üks moment, mul siin juhtus väike tehniline apsakas. Nii, et võime võtta näiteks lähteained oma selleks nullpunktiks. Või võime võtta kõige madalama, selle eelis on see, et see on kõik suhtelised energiat on positiivsed, ei ole kusagil miinusmärgiga õiendamist. Et olen ka vahel, kui ma ei tea ette, kui madalale energiat lähevad, lihtsalt mingisuguse arvulakke vaadates võtnud, kus ta umbes võiks olla, millest madalamale arvud ei tule. Ütleme antud juhul siis võib-olla võiksime võtta 150,45 näiteks, sest siis on kõik sellest natukene kõrgemal, aga kuna meil on siin mängime vähemalt selles ülesandes on juba kõik arvutused edukalt lõppenud ja teostatud, siis võtame siin mingi mõistliku, võtame siis oma lähteained siis oma nullpunktiks. Paneme nad Excelisse ja lahutame siis oma, see on nüüd meie kokkuleppeline nullpunkt, siis lahutame maha ülejäänud energiad, mis meil siis on Van der Waalsi kompleksi aktiveeritud oleku ja ühendi omad. Ja näete, saame siis suhtelised energiat, see on täpselt null definitsiooni järgi, me leppisime kokku, et see on meie null. Ja siis on meil Van der Waals näete õige natukene madalam, 0,0007. Ja edasi aktiveeritud oleks siis sutsu kõrgem ja meie produktid on omakorda siis madalamad kui lähteained, meil on tegemist eksotermilise reaktsiooniga. Ja edasi võime nüüd on see koht, kus me need 0,0-dega arvud arvutame ümber siis kilotšaulideks või kui teil artikli kaasautorid selle nõuavad kilokaloriteks, aga teeme siis siin kilotšaulid. Et siis neid arve üldiselt ei ole kombeks kilotšaulidesse arvutada, vaid kõigepealt liidetakse, lahutatakse, saadakse sellised nullilähedased arvud ja siis saame suhtelised energiat kilotšaulides mooli kohta ja see koefitsient siis veel kord tuletame meelde on 2625,5 või väga sageli kasutan 2626, seda on lihtsam toksida igale poole ja see on viga tuleb siin kuskil 4. kohas peale koma alles.
Ja näete ka, ma olen ümardanud siis nüüd 0,1 kilotšauli täpsuseni. Seni me hoidsime arve väga suure täpsusega, et need lahutamised oleksid hästi täpsed, korrektsed. Aga kui me jõuame kilotšaulidesse, siis ümardame need ümber ka siis täis kilotšauli või äärmisel juhul 1 koht peale koma, mitte rohkem. Et siis ümardamisel ka ja jälgida, mis hetkel seda on korrektne teha, mitte liiga vara, mitte liiga hilja. Nii, ja nüüd me siis näeme, et meie Van der Waalsi kompleksi moodustumisel eraldus ligi 2 kilotšauli. Edasi me läksime ülesmäge umbes 25 kilotšauli aktiveeritud olekusse ja kui me jõudsime produktidesse, olime me lõpus 10,5 kilotšauli siis lähteolekust madalamal ja võime siis sellise graafiku kujutada. Siin on siis meie lähteained, näete täpselt nullis, edasi 1,9 kilotšauli madalamal on siis meie need reaktsioonielne kompleks, läheb ta üle reaktsiooni barjääri ehk aktiveeritud oleku või siirde oleku ja jõuab produktidesse. Nüüd täpselt sellist pilti teile muide Excel ei joonista või vähemalt mitte, kui teda väga tugevalt ei veena. Ma palun väga ärge pange sujuvaid kõveraid läbi. Need ei ole üldsegi ilusad, sellepärast, et me tegelikult ei tea, mis siin vahepeal toimub, on ainult need punktid, et siis selline viisakas graafik alati koosneb horisontaalsetest sirgetest, lõikudest, mille juurde pannakse siis kas siis nimetus või valem, tihti ka veel see arv kõrval ja kui suur see energia on. Ja siis siit edasi sirge joon, tavaliselt veidikene peenem joon kui nendele energiatele vastavad jooned, ühendab siis ühte ainet või ühte olekut teisega. Et see on selline traditsiooniline energiatee siis pilt ja muidugi praktilistes teadusartiklites on nad tihti tunduvalt siis siksakilisemad. Ma vaatan siin praegu, kas mul oli ka üks näidisartikkel, kus olid niisugused natukene keerukamad näited. Ei, mul ei ole ta vähemalt niimoodi ühe pauguga käepärast, et teile seda demonstreerida. Okei, siis jääb see, mis meil siin oli. Et siis selline vormistamine on tavaline. Ja arvulises mõttes siis artikli põhiteksti või näiteks kui teie teete oma ainetööd, siis ainetöö sinna jutu vahele läheb siis tüüpiliselt umbes selline tabel, kus on siis kirjeldatud süsteemid ja nende suhtelised energiat siis tüüpiliselt kilotšauli või kilokalori ühikutes. Samuti seal võivad olla keemilised valemid, seal võivad olla siis kujutised, mis illustreerivad siis näiteks, kuidas aktiveeritud olek välja näeb. Need pannakse tihti ka reaktsioonid siia samasse, siia joonissele võidakse panna ka samad väiksed pildikesed. Selleks peavad muidugi piisavalt suured ikkagi olema, et arusaadavad oleksid, kui on väga suured molekuid, et väga kribuks kätte ära. Ja siis lisamaterjali, mis siis meie ainetöö puhul on tagasabas lisa, teadusartikli puhul enamasti on siis omaette fail, läheb siis selline tabel nüüd nende absoluutsete energiatega ja kui on võimalik, siis pannakse tihti ka optimeeritud siis XYZ geomeetriad sinna juurde. Et selline on see andmetöötluse ja avaldamise hea tava. Ahaa, ma ajasin taga, et kus kohas on mul mõned näited, aga siin on siis mul üks näide oli mul siis paar aastat tagasi meil magistritööst Triin Narva. See ei ole küll selline siksakiline joonis, aga see on üks teine näide siis tema. Ma ei mäleta, kas oli ta äkki kaitsmise slaididest või kust kohast ma selle võtsin, siin on eestikeelsed kommentaarid, aga on siis arvutatud 4 erinevat süsteemi, see roheline täpp tähistab siin kloriidiooni
ja näete, on siis kokku lepitud, et selle me oleme võtnud siis 0 energiaks. See on siis energia pluss 15 kilotšauli, see on ligi pluss 40, see on veidi üle pluss 40. Et need on siis 4 erinevat varianti, antud juhul siis kombinatsioonid selle kloriidiooni paiknemisest ja siis selle dimeeri isomeeridest. Siin on meil siis, näete, ettepoole tahapoole lähevad need vesinikud. Et see on üsna hea näide sellest, kuidasmoodi on siis viisakas tulemusi ka joonisel esitada. Et siis energiat, näete, on kohe näha, mis on nullpunkt defineeritud ja mis on ülejäänud selle nullpunkti suhtes antud. Et sellist kujutlusviisi, kui teie ainetöö temaatika sellega ühildub või sobib, soovitan siis kasutada. Nüüd mõnel juhul arvutustulemusi saab või tulebki võrrelda mingite eksperimendi andmetega. Ja nüüd on siis küsimus, et mida me millega võrdleme. Näiteks oletame, et te olete mingit suurust arvutanud, ma ei tea, tekkentalpiat, mida iganes, eks ju, ja leidnud, et näiteks mingisuguse aine jaoks teie arvutatud suurus on 28,8 ja eksperimentaalne on 27, siis komme on, et te lahutate oma tulemusest maha eksperimentaalse. Ehk siis see vahe näitab seda, et te arvutate liiga kõrge väärtuse. Eks te oleks pidanud saama 27, te saite 28,8. Teie arvutustulemus oli 1,8 kilotšauli kõrgemal kui eksperiment. Et eksperiment toetakse nagu siis selleks reper- või referentspunktiks. Ja vahel on muideks eksperimendil ka arvutuse või mõõtmistäpsus juures või mõõtemääramatus. Üksikarvutusel muideks ei ole mõõtemääramatust, see on omaette terve teema. Vahel mõne meetodil saab selle lisada, aga enamasti me siin mingid määramatuseid ei lisa. Et meil on siis siin, näete, teise aine jaoks mingi suurus arvutatud 53 kilotšauli. Eksperiment on 48, järelikult arvutasite 5,1 kilotšauli liiga kõrge ja kolmandal ainel siis 2,6 kilotšauli madalamal kui eksperiment. Ja see tabeli ülesehitus on väga sageli just selline, et arvutatud tulemus on eespool. Vahel on veel arvutatud võib-olla mitmel meetodil või mitmel viisil, siis on neid arvutuste ja võib-olla ka erinevuse veergusid mitu. Ja eksperiment pannakse alati kõige viimasesse veergu. Et see on jällegi selline hea tava, et see on see, millega me võrdleme siis oma arvutustulemust. Et selline jällegi komme, mismoodi tulemusi esitada. Ja mul siin ei ole graafiku näidet, aga tulevad teil siin mõnes ainetöös. Siis ma võib-olla konkreetsete tudengitele näitan, kuidas seda ka on kombeks graafikul esitada, kui neid arvutustulemusi on rohkem kui ühe ja sama aine kohta. Nõnda, selline oli meie avaldamise peatükk ja taas kord, kui teil on küsimusi, siis teeme seda, kui järgmine kord kohtume. Praegu lõpetan siit selle salvestamise ja kolmas teema tuleb täna veel.